Tere! Täna kohtusime Arigato klubis Andres Rästesiga, kes on selle klubi treeningute juht ja kusjuures ka personaaltreener ja rühmatreener suure kogemusega, üle 10 aastat. Tere, Andres! Tere, Stacey! Kuidas sul läheb? Ütleme nii, et läheb ülesse mäge, aga positiivses suunas. Et on raske, keeruline, aga iga selle järgneva nädalaga läheb asi aina kergemaks, mõnusamaks, sujuvamaks ja see teekond siin ülesmäge on päris fun, päris lahe. Sa praegu peagi kirjeldasid treeningplaani tavainimese jaoks alguses raske, ja, siis põhimõtteliselt küll, jah. Raskused lähevad järjest suuremaks, aga ise saad samale tugevamaks ja siis see teekond iseenesest kogu aeg on nauditav. Noh, kuidas kellelegi üle, aga... Kui me räägime juba treeningutest, et siis sa võiksid rääkida, kuidas su teekond selles valdkondas algas. Kuidas ma jõudsin siia? See algas nii, et kunagi ma käisin ülikoolis, TTÜ-s. Ala oli hoopis täiesti midagi muud. Ma õppisin inseneriks ja siis seal oli vaja valikaineid teha ja üks nendest oli kehaline kasvatus, mida ma siis aeg-ajalt käisin jõusaalis, aeg-ajalt mängisin lauatennist. Ja siis mu sõbranna kutsus mind rühmatreeningusse, kelle juhendajaks oli Sandra Raju. Shout out to Sandra. Ja siis ta oli hästi energiline, hästi inspireeriv, hästi laheda olekuga ja energiaga. Ja siis see kuidagi innustas mind, et vau, ma tahaks ka midagi taolist teha. Ja siis, kui tuli suvevaheaeg, siis ma proovisin spordiklubides erinevaid rühmatreeninguid, millest üks hakkas mulle täiega meeldima. Ja siis ma olin nagu, ma olen õppinud selle ära ja hakkangi tegema seda. Mis treeningud need olid? See esimene, mida ma ise ära õppisin, oli Body Combat Les Millsi oma. Aga see, kus sa käisid? See oli siuke üldfüüsiline trenn, kus oli lihtsalt hästi palju rahvast ja siis Sandra näitas ette ja me tegime põhimõtteliselt järgi. Et ta oli nagu siuke, kõik tegid koos sama asja põhimõtteliselt. Ja kuidas ja miks see Body Combat hakkas sulle nii kõvasti meeldima, et sa ise tahtsid treeneriks saada? Ma kunagi käisin ise boksitrennis. See oli kuskil mingi keskkooli lõpus midagi taolist. Ma käisin tavalist klassikalist boksi tegemas kuskil enam-vähem 2 aastat ja siis kuna see Body Combatis tehakse ka võitluskunstiga seotud liigutusi, siis see nagu klikkis minuga üli hästi. Ja see intensiivsus ja muusikast see power ja energia, mis sealt tuleb, oli nagu nii minulik. Ja siis sellepärast nagu see connection tekkiski väga tugev. Ja alguses sa juhendasid seda trenni ja see ei olnud sinu peatöö, on ju, ja siis midagi muutus ja sa hakkasidki treeneriks täiskohaga. Põhimõtteliselt nii, jah. Ta nagu kuidagi sujuvalt läks, et alguses ma tegin nagu muid töid ja siis natukene siukse, isegi võib-olla mingi 1/5 kohaga tegin nagu natukene rühmatrenne ja esimene spordiklubi, kus ma alustasin, oli Teras, mis oli seal Roka lähedal ja siis sealt, kui ma sain nagu jala ukse vahele esimese rühmatrenniga, sealt hakkas tasapisi nagu asi hargnema, et tulid erinevad lihtsalt ringtrennid, TRX ja nii edasi, isegi mõni jooga tuli vahepeal ja see nagu tasapisi nagu hargnes nagu siuke, kuidas ma ütlen, puuve. Et alguses on nagu üks oks enne ja siis see oks hakkas järjest hargnema enne ja nüüd on ta juba päris siuke laialdane suur puu. Hästi mitme erineva valdkonnaga. Ja kui vana sa olid, kui sa siis trennile esimene kord jõudsid? See on hea küsimus. 20 algus kuskil, 20 äkki, 22 äkki või? Sa olid noor ja siis millised noored olid too ajal? Ma olen siiamaani noor. Ei, sa praegu oled juba kogenenud noor, ütleme nii. Aga siis olid, ma ütlen nii, et sa olid peaaegu veel teismelise piiril. Et nagu, millised noored olid too ajal nagu sinu ümber ja kas sa saaksid neid võrrelda tänapäevase noortega? Suures pildis võib-olla tol ajal rahvas käis rohkem väljas, said rohkem kokku, tegid mingid koos kas üritusi või käisid kuskil pidudel väljas, koos istumisi, mingid sportlikke tegevusi rohkem, käidi rohkem näiteks rannas võrkpalli mängimisel ja nii edasi. Et
praegu ma näen seda pigem vähem. Mitte, et seda oleks vähe võib-olla, aga vähem kindlasti. Sest et noh, sotsmeedialiselt võtab nii palju aega inimestel ära, et neil nagu ei jäägi nagu aega tegevuste jaoks põhimõtteliselt. Ma ütleks, et niimoodi. Liikumist on vähem. Jah, seda on nagu tunda. Ja kui me sotsiaalmeediast räägime, siis kuidas sa arvad, kas välja arvatud seda, et see palju aega võtab, kas ikkagi saab seal leida mingit motivatsiooni selleks, et sporti teha? Või pigem see on selline masendav asi, mis inimesi paneb võrdlema ennast teistega ja tavaliselt see võrdlus ei ole nende heaks. Sa mõtled nagu motivatsiooni spordi tegemise jaoks või? Jah. Okei. Ühest küljest nagu see võrdlemine võib olla hea, sest seal tekib nagu see tunne, et noh, tahaks ka enne, et kui sa ei ole spordiga tegelenud üldse või jõusaaliga ja siis sa vaatad nagu, et vau, ta tundub nagu väga lahe, noh, kas siis füüsiline keha ilus või see energia, mis tal on või see kommuun, mis seal nagu jõusaalis võib tekkida inimeste vahel, siis see võib nagu motivaatoriks olla küll, et noh, tahaks ka midagi ja siis tuledki trenni ja hakkad vaikselt liikuma ja siis jõuad sinna, et sul tekivad sõbrad või siis sõpradega koos tulete, et on nagu jällegi mingi ühistegevus. Et ta ei pea olema lihtsalt sellepärast, et ma tahan lihtsalt tugevamaks saada. Et ta võib olla motivatsiooniks küll. Aga sotsmeediaga on nagu see, et sa kinda ei tea, mis on reaalsus ja mis ei ole reaalsus. Mida aeg edasi läheb, seda hägusemaks need piirid lähevad, et kes on midagi modifitseerinud, kes kasutab mingid lisaained, mida ei tohiks kasutada ja siis nagu see ei ole enam loomulik. Kes lihtsalt töödeldab pilte EAS. Täpselt, valgus on täpselt õige ja nii edasi ja siis hakkad võrdlema ebareaalsete standarditega ja siis sul tekib võib-olla see demotiveeritus, et ma täiega pingutan, aga ma ei näe selline välja, nagu tema on põhimõtteliselt. Et noh, see on nagu siuke kahe otsaga asi, et ühest küljest võib-olla motiveerib, teisest küljest võib-olla täiesti demotiveerib. Kas sina oled enda välimuse ja kehaga rahul? Suures pildis, jah. Aga nagu ikka alati nagu see, et see võiks olla natukene parem ja see võiks natukene parem. Aga suures pildis mul on nagu enda kehas olla hea. Aga tänapäeval räägitakse palju sellest, et sa pead ennast võtma vastu nii, nagu sa oled ja nagu armastama ennast ja enda keha. Mis sa ütled vastu? Jah, ma täiega nõustun sellega. Sest et noh, geneetiliselt on mingisugused erinevused, millega sa ei saagi midagi teha enne, noh, näiteks pikkuse, et sa ei saa lihtsalt pikem olla, punkt kogu lugu enne. Et siis sa peadki aktsepteerima, et sa oled, noh, ma olen ka pigem lühikene enne. Operatsioon. Sellega tuleb nii palju jamasid. Ma olen näinud küll neid, kes teevad ennast 10 sentimeetrit pikemaks läbi selle, et nad vist lõigatakse neil sääreluu kuidagi lahti ja tehakse pikemaks. Jesus. Ma olen päris kindel, et sellega on neid side effecte on nii palju rohkem, et see ei ole absoluutselt väärt seda. Ja noh, lõpuks on see, et okei, sa oled 10 senti pikem. Now what? Kui sa nagu enne ei olnud rahul, siis suure tõenäosusega ka sa pärast seda ei ole rahul. Sest et sa pead aktsepteerima ennast. Vahet ei ole, milline sa oled enne. Yeah. Mis see täpne küsimus oli? Ma küsin lihtsalt edasi, et kas see, et sa ei arva, et sul on ideaalne keha, et mõned asjad sa võiksid muuta. Kas seda saab tänu treeningutele muuta? Välja arvatud kasvu? Enamus asju saab küll, jah. Enamus asju saab. On asju, mida ei saa enne. Ja noh, selles ütleme nii, et ma tean, et perfektsust ja ideaali ei ole olemas. See ideaal ja perfektsus on, või noh, kinda on olemas, aga see on täpselt see, mida sa ise enda jaoks välja mõtled, et on ideaalne ja on perfektne. Et noh, selles suhtes tehniliselt keegi võib olla meesterahvas 150 kilone ülekaalus ja ta võib näha ennast kui perfektsena. Noh, ta võib seda teha, kui ta tahab. Kas see on tervislik? Ei. Sest et see on juba nii ammu ära tõestatud, et kui sa oled tugevalt ülekaalus, siis sul lihtsalt keha hakkab tasapisi üles ütlema. Sul on põletikunäitajad kõvasti kõrgemad, sul tekivad igasugused ekstra lisahaigused, su immuunsussüsteem on kõrgem. Diabeet, väga suur asi, millest võivad hargneda jälle mingid 1000 erinevat haigust. Et
põletiku näit on sul niikuinii siis kõrgem, ehk siis su keha põhimõtteliselt võitleb kogu aeg selle põletikuga, et talle vähem ressursse kõigeks muuks eluks vajalikuks enne, et süda see on nagu sihuke kannatab, liigesed. ja sealt võib tulla infarkt, insult, mida kõike veel, põhimõtteliselt nagu ma ei saa seda nagu otseselt võib-olla, see pole teaduslikult võib-olla tõestatud, nagu mina tunnen, et oma keha nagu käest laskmine ülekaalulise koha pealt on nagu number 1 haiguse tekitajaid. Ma usun, et see on nagu, kui sul toitumine on korras, kui sa liigutad ennast, siis ma arvan, et sa oled võimeline 90% nendest jamadest nagu kõrval hoida. Aga kui me räägime juba muudatustest, siis räägime sellest, mida sa saad trenniga parandada ennast. Nagu ütleme nii, et kui me räägime keha ehitusest, on ju, siis räägitakse, et selleks, et kaalu võtta alla, on piisavalt vaid sellest, et sa toidud teistmoodi, on ju, et aga kui me räägime, kas see on tõde alustuseks? Ja, see on tõde. Kui sa tahad lihtsalt kaalu langetada, siis väga vabalt saab seda teha ainult toiduga, et sa ei pea otseselt nagu spetsiaalselt selle pärast trenni tulema. Trenni tegemine aitab kaasa, aga kui sul lihtsalt eesmärk on kaalu langetus, siis sa saad ka seda teha tegelikult ainult toiduga. Ja see on reegel, mis kehtib ükskõik mis vanuse jaoks? Jah. Mida vanemaks sa saad, seda üldjuhul keerulisemaks see läheb, aga kokkuvõttelt jah. Aga siis milleks trenni teha üldse? Sest sealt tuleb nii palju muid asju. Neid on väga palju. Esiteks on see, et kui sa treenid oma lihaseid, siis sul lihased kasvavad suuremaks, kui on piisavalt valku loomulikult, ja lihased, et eksisteerida üldse su kehas, nõuavad rohkem energiat, et lihtsalt nagu eksisteerida su kehas. Mis tähendab seda, et sinu baas, ainevahetuse kaloraaž tõuseb. Ehk siis sa ei pea mitte midagi tegema, aga su keha tarvitab rohkem kaloreid põhimõtteliselt ja läbi selle sa saad kaalulangetust teha nagu kiiremini ütlemärkides enne. Teiseks sul on luud tugevamad, sellega kui sa teed just jõutrenni raskustega, siis sinu luude hõrenemine aeglustub kõvasti, nagu väga kõvasti. Siis sa saad stressimaandus. See vist oli kuskil ära tõestatud ka, et mingisuguse uuringus, et kui sa teed jõutrenni, siis su keha põhimõtteliselt toodab antidepressante, mis maandab su stressi. Et kui sa teed trenni, siis sul automaatselt stressi tase langeb. Lisaks sellele sa saad ekstra jõudu, sul on lihased tugevamad, mis hoiavad su liigeseid rohkem paigal. Ehk siis kui sa kuskil kukud või mis iganes teed mingi vääraka liigutuse, et siis sa ei lagune kohe koost. Et ta nagu pehmendab, toetab, hoiab. Ja neid asju neid on nii palju. Mina tunnen, et liikumine, inimesed on mõeldud liikumiseks juba kümneid, 100 000 aastat tagasi meil, sellepärast meil see keha ongi, et me liiguksime, meil on vaja liikuda ja kui me seda ei tee, siis me hakkame vaikselt jutumärkides kiiremini, kõvasti kiiremini vananema. Kui vaadata näiteks sotsiaalmeediast, ma teen nagu omast kogemusest ka, aga sotsiaalmeediast on nagu näha, et osad inimesed, kes on 60-70, näevad välja nagu 40, sellepärast, et nad lihtsalt teevad trenni, nad on vormis. Ja minu jaoks on see trenni tegemine hea ja pika elu nagu eliksiir põhimõtteliselt. Et see legit hoiab sind noorena, kui sa teed seda trenni ja liigud. Aga kui me juba noortest inimestest räägime, et mis vanusest sa arvad, on vaja alustada trenni? Kuidas sa defineerid trenni? On nagu see küsimus. Räägime praegu üldiselt ja sa võid konkreetselt ka jõutrennist eraldi midagi öelda. Trenni koha pealt või liikumine üldse, mida varem, seda parem põhimõtteliselt. Sa võid, siin isegi meil Arigatos on ka, on beebide võimlemine näiteks. Et mida varem sa pihta hakkad, see on nii, et see tuleb siis beebi koos oma vanemaga ja siis tehakse mingeid liigutusi, viskeid, akrobaatikat ja nii edasi enne. Et otseselt ei tõsta kangi.
aga mida varem sa alustad, seda parem on ja kui sa hoiad ennast varakult juba liikumises ja teed nagu mingisuguse, kuidas ma ütlen, et su keha on nagu tuttav mingisuguse liikumise või trenniga, siis seda lihtsam sul vanaduses või hilisemas elus on hoida ka ennast liikumises, et sa ei laguneks nagu koost ära. Mida varem sa alustad selle teekonnaga, seda lihtsam see teekond on põhimõtteliselt. See on nagu investeerimine, mida varem sa alustad investeerimist, seda kaugemale sa jõuad. Ja jõutreening? Jõutreeningu koha pealt kunagi räägiti seda, et kui liiga vara alustada jõutrenniga, et siis kasv jääb kinni. See on ümber lükatud. Ehk siis mina ütleks, et juba 12-aastaselt võib juba hakata nagu mingisuguse jõutreeninguga pihta näiteks. Et noh, alguses, kui sa oled noorem, siis sa pigem piisab täiesti oma keharaskusega mingist trennist, noh, kasti peale hüpped või kätekõverdused ja noh, siuksed nagu standardasjad. Aga lisaraskustega vabalt võib juba alustada 12-selt minu silmis. Igalühel on see erinev nagu tunnetus, aga ma näeks, et juba varakult võib alustada. Lihtsalt ei tohi üle pingutada, muidu midagi. Sest et noortematel inimestel on võib-olla see kehatunnetus veidikene kehvem ja kehakontroll, et mis lihast tuleb liigutada, mis osa kehast liigutada, mis osa mitte liigutada, ja et ei hakkaks nii-öelda väänlema ja kompenseerima mingite valede lihastega mingit liigutust. Et noh, see võib olla natuke kehvem, mis peab olema ettevaatlikum, aga noh, see ei tähenda, ei peagi nagu panema mingit maksimumraskust peale, et lihtsalt natukene kehale lisaraskust muidu midagi. Aga tead, need tänapäevased noored, nad istuvad tavaliselt arvuti tagant või telefonis. Ja kuidas sa arvad, kas vanemad peavad neid pressima trennile või ikkagi motivatsioon peab olema kuidagi teistmoodi? Mul endal lapsi ei ole, ehk siis minu võib-olla vaatepilt on natuke teise nurga alt, aga sundimine minu silmis absoluutselt ei toimi. Noh, mul on vend, kes on minust 15 aastat noorem, ehk siis ma nagu natuke olen teda ka nagu kasvatanud jutumärkides üles nagu mingil määral oma last enne. Aga teismelised, kui sa ütled neile, et tee seda, siis nad teevad täpselt sellele vastupidist. Et kui öelda talle võib-olla, et ära sa jumala eest trenni mine, et siis ta võib-olla läheb trenni. Aga sundimine minu arust ei toimi. Mina näeks palju paremini seda, kui lapsevanem ise innustab, minnes ise trenni ja siis võib-olla nagu, et kuule, et noh, davai, et ma lähen trenni, et noh, tule kaasa, teeme koos näiteks midagi. Et olla nagu lapsele eeskujuks on minu arust palju efektiivsem kui see, et sina pead minema trenni. Sest kohati on ka nagu see, et lapsevanem ise ei käi trennis ja siis ütleb, et sina pead minema trenni, siis lapsel on nagu, oota, aga miks mina pean minema, miks sa ei käi? Et mina nagu näen seda, et mine ja juhi seda teekonda selliselt, nagu sa tahad, et su laps ka jälgida oleks, sest et lapsed õpivad vanematelt väga palju. Ja kui sa oled eeskujuks, siis nad tasapisi õpivad ka seda eeskujud. Kas sina treenerina oled ka eeskujuna teiste inimeste jaoks ja näiteks noorte jaoks, kui palju sul kliente on selliseid, kes on pigem noores seas? Ikka jagub jah. Otsed numbrid ma ei oska öelda, kunagi ma treenisin uisutajaid vanuses 8 kuni 16, siuke üldfüüsiline, mitte uisutamistrenne. Ja noh, neile väga nagu meeldis, et neil oli kurb töö, kui ma millegipärast ei saanud tulla, et neil pidi keegi teine treener tulema ja neil oli mega hea meel, kui mina olin see treener, kes tuli nagu trenni andma. Et ma üritan nagu eriti just noortele see asi nagu teha lõbusaks. Et nad tahavad tulla sellist, neil on fun. Mitte see, et peaks olema mingi karm, mingi rusikareegel, et sa pead nüüd nii palju tegema ja see. Vaid lihtsalt teha seda natuke rohkem mängulisemaks, funniks, lõbusaks, et nad liigutavad ennast, aga samas neil on hea tuju ka. Et mina tunnen, et laste puhul on see, et mängulisus tuleb sisse jätta. Siis on nagu see, et neile täiega meeldib see ja nad tahavad täiega tagasi tulla. Et neid noori nagu jagub päris palju tegelikult. Ja neil on huvi ka. Tegelikult. Noh, minu võib-olla see vaatepilt on natukene siuke kallutatud selle poole pealt, et noh, ma ei tea, pool elust elan jõusaalis, ehk siis ma näen neid noori, kes käivad trennis. Neid noori, kes trennis ei käi, ma ei näe, sest et ma olen sellises keskkonnas. Et ma tegelikult ei oska öelda, kui suur see
mitte trennis käimise protsent on noortel. Et mina olen neid, kes käivad trennis. aga kuidas sa näed, kas neil on suured mured enda keha suhtes või ma ei tea, kuidagi see, tead, praegu on väga moodne body positiivsuse see suund on ju, et kas nad on selles mõttes chillimad või ikkagi neil on mingisugused probleemid tekkinud võrreldes sellega, kuidas sina mäletad, sa olid noor? Jah, tüdrukutel on see kõvasti, mitte kõvasti, võib-olla on vale sõna, aga jah, neil on nagu keerulisem nüüd, sest nad võrdlevad rohkem ennast nendega, mida nad näevad sotsmeedias. Seda oli varem ka, aga see võrdlus ei olnud nagu nii erinev nende keha osas versus kellegi teise keha osas, et noh, ma ei tea, 15 aastat tagasi sa said võrrelda enda ümbruskonnaga põhimõtteliselt või mis siis mingites filmides või kuskil nagu sellistes seriaalides nägid enne. Aga nüüd on seda content'i on nii palju, et sa saad leida enda jaoks kõige ilusam inimese ja siis võrrelda enda jaoks kõige ilusam inimesega, et siis see erinevus on nii suureks läinud, et nüüd on nagu tõesti, eriti tüdrukutel. Poistel on ka see crazy, aga mitte nagu nii suur erinevus võrreldes sellega, kui palju tüdrukutel on. Et noh, toitumishäireid on päris palju, päris suures koguses noortel tüdrukutel, et see on nagu nõme enne. Ja see tulenebki sellest, et tahaks näha ka selline välja ja siis nad ei oska muud teha, kui et mitte süüa, et ole hästi peenikene. Et see on niisugune karm ja raske teema küll. Jah, ei oskagi öelda. Ja ma ei tea, kuidas sellest nagu välja tulla otseselt, et... Aga kui kujutada ette, et sul on tütar ja temal on mingid sellised häired, millest sa rääkisid, et mida sa võiksid endale soovitada, et nagu kuidas ma tahaks seda last kasvatada? Et mida ma teen selleks, et võib-olla alustuseks seda lõpetada ja võib-olla pärast veel mõelda selle peale, et situatsioon ei läheks nii kaugele. Õppida nagu paremini tundma oma tütart siis selle koha pealt, et miks ta seda soovib ja mis nagu see tema eesmärk on ja nagu mis tema tunded on selle koha pealt enne, et mõista teda paremini, siis teisest küljest seletada lahti, mis nagu kehas toimub, mis on need plussid, mis on need miinused enne. Rääkida ka sellest, et see, mis seal netis on, ei pruugi absoluutselt tõsi olla enne. Juhtida nagu läbi enda. Ehk siis ma olen nagu eeskujuks mingil määral talle läbi oma enda käitumist ja kuidas mina söön ja kuidas ma trenni teen näiteks. Sa räägid kõik nagu iseseisvast tööst, aga kas sa pöörduksid psühholoogi poole? Jah, miks mitte. Miks ma selle peale kohe alguses ei tulnud on sellepärast, et treeneri töö osaliselt on ka nagu pool psühholoogi, siis ma nagu äksin nagu enda peale mõtlema, et ma juba veits nagu teen seda psühholoogi tööd enne. Aga jaa, ma ei paneks kätte ette sellele, et psühholoogiga lasta tal minna konsultatsioonile ja teraapiasse võib-olla isegi enne. Ausalt öeldes ma tahtsingi sinna jõuda, et treener on psühholoog. Me kõik teame, et siis kui sul midagi elus juhtub, sa lähed trennile ja seal nutad treeneri õlal, et räägid sellest, mis sul elus toimub ja tavaliselt ongi selline tore side inimeste vahel, mis tekib jõusaalis. Räägi sellest põhjalikumalt. On hästi huvitav kuulda, mis situatsioonidega sinu juurde inimesed tulevad ja äkki sa oled isegi kellegi elu nagu päriselt paremaks muutnud just läbi selle psühholoogia osa. See on, see on nii seinast seina. See, et räägitakse suhted probleemidest, suhtemuredest, siis kuidas tööl on mingisugused pinged, kuidas need pinged saaks maandada, siis suhe on nagu tegelikult põhiline ja töö on teine, sest need on kaks väga suurt stressiallikat enamus inimestele. Siis laste mured, kuidas lastega toimub ja on ja mis on. Mõned on ka sellised olnud, et lastega on mingi mure olnud ja siis lõpuks on see vanem suunanud selle lapse nagu minu juurde trenni ja samas ka nagu psühholoogi juurde poolenisti enne. Teraapiasse põhimõtteliselt ja et siis ja siis nii on nagu see jama või probleem ära lahenenud enne või mure. Aga ja suht tihti on ka see, et lihtsalt tahetakse ära rääkida, mis teil hinge peal on, mitte otseselt isegi nagu nõu saada või abi saada, vaid lihtsalt vaja nagu see
kivi õlalt ära saada, et oleks natukene kergem olla, ventileerida põhimõtteliselt. Et vahepeal juba sellest täiesti piisab, et tõmmata see take the edge off nagu. Aga kui sinul mured on, kellega sina räägid? Psühholoogi juures ei käi? Ei ole käinud, jah. Mul on lihtsalt paar väga head sõpra, kellega ma saan väga põhjalikult ja sügavuti rääkida, nii et ma usaldan neid 100%, et mida iganes ma ütlen neile, nad on nagu mulle toeks, abiks ja nimelt just 2 inimest ja üks neist on ise nagu tegelenud enda probleemidega väga-väga pikalt psühholoogia ja vaimse tervisega ja läbi selle käinud psühholoogide juures. Ehk siis ta on nagu sealt saanud ka mingisuguse koolituse läbi selle ja ta suudab nagu mind väga hästi, minu jaoks nagu psühholoog põhimõtteliselt olla. Ja siis teine inimene on ka inimene, kes aitab 3. isikuid ka mingite igasuguste probleemi, nagu ka põhimõtteliselt tervendaja või sihuke psühholoog. Ja siis mul on nagu kaks väga psühholoogi, üks on meesterahvas, teine naisterahvas, et siis mul nagu mõlemad suunad ka, erinevad perspektiivid põhimõtteliselt. Kas naisterahvas on sinu elukaaslane? Ei ole. Ja kuidas sul siis isiklik elu on? Ma lihtsalt küsin korraks üle seepärast, et mul on päris huvitav teada, et sa oled ju personaaltreener ja rühmatreener ka, aga sinu ümber on alati trennides hästi palju ilusaid naisi, et hästi huvitav on teada, kuidas sa enda eraelus saad sellega hakkama. Põhimõtteliselt ma kunagi isegi mõtlesin selle peale, et kui vaadata nagu minu suhteid, siis 90 enam-vähem kõik on tulnud läbi trennide. Kas siis on kunagi olnud mingisugune naisterahvas, kes on mul nii-öelda trennis käinud enne, siis on sealt tekkinud mingi side või on personaalis trennis käinud või on olnud kaast nii-öelda mitte kolleeg otseselt, aga ka nagu treener. Et ma tunnen nagu seda, et kui on see ühine huvi, see trenn, siis on üks minu jaoks väga oluline nagu kastikene nagu linnukesega täidetud. Et ma vajan enda kõrval inimest, kes ka teeb trenni ja nagu hoolitseb selle liikumise eest ja oma keha eest. Et see ja siis ma olengi ennast positsioneerinud õigesse kohta, kus neid inimesi leidast, et trennis on ju. Trennis tulevadki siuksed inimesed. Ja kas praegu sinu elus on selline inimene? Selle ma jätan praegu vastamata. Et kes tahab, siis Andres ei ütle avalikult, et on suhtes. Ehk võib-olla ta on vaba. Aga kuidas siis, kui sa suhtes olid, siis kuidas käis üldse, et eriti need tüdrukud, kes olid su endised näiteks kas võib-olla spordikaaslased või isegi käisid sinu juurde trennile, et nemad teavad, kuidas te saite sellise olukorra, et te olete suhtes ja kuidas nad siis lasid sind tööd edasi tegema rahulikult. Kas ei olnud nad üldse armukadedad või te leppisite kokku või kuidas see oli? Viimase puhul oli niimoodi, et ta käis põhimõtteliselt iga nädalaselt minu trennides edasi. Et me käisime koos jõusaalis, tegime koos trenni, ta käis mul rühmatrennides spetsiifilistes ja suht, ütleme nii, et põhimõtteliselt me olime koos kodus ja me olime ka koos trennis, ehk siis nagu tööl, et me olime nagu kogu aeg koos põhimõtteliselt. Et see oli tore, see oli väga lahe. Koos trenni teha on alati mõnus. See on nagu trenn ei ole nagu see otseselt, et me nüüd teeme sama harjutust kahekesi koos, vaid üks teeb vahepeal ühte asja, teine teist asja, vahepeal saame jälle kokku ja natuke jutustab või räägib või naeratab või mis iganes viskab silma ja siis jälle teeb oma asja edasi. Et siuke kerge mängulisus jääb nagu sisse. Ja. Aga tuli ta su trennile, võttis sind kohe särgist kinni ja ütles minu mees, oli nii või? Et naised ärge vaadake isegi. Päris nii dominantne ta ei olnud. Aga ikkagi näitas, et sa oled. Kusjuures ei olnud. Ei olnud. Kõik teadsid selles suhtes. Kõik teadsid, jah. Aga otseselt nagu nii ei olnud, et minu mees hoidke nagu suure kaarega eemale. Suurepärane, et jah, nii hästi läks. Aga siis ikkagi vaatame, mis sul edasi elus saab. Loodan, et leiad endale parimad treeningukaaslast ja ka elukaaslast, et siis läheb, kuidas läheb. Aga kui me räägime sellest, et võtame natuke samm tagasi ja räägime vaimsetest probleemidest.
Sina ütlesid, et sa pole kunagi käinud psühholoogi juures. Jah. Ja siis selline küsimus, et kuidas sa üldse saad nende muredega, mis sinu elus tekivad, hakkama ja võib-olla ongi vaja meil kõigil nii hullult nagu sina trenni teha, et me kõik oleksime terved ja meil ei olekski psühholoogi abi vaja. Või on ikkagi mingi muu põhjus ka? Ma isegi olen mõelnud selle peale just isegi hiljuti paar kuud tagasi, et ma nagu probleemide jamadega pigem nagu saan ühele poole või saan nagu kuidagi vabastada need pinged suhteliselt kiiresti. Üks asi kindlasti trenn ja kui ma tunnen, et on nagu väga mingi stressiline periood, siis kui ma lähen nagu oma enda trenni tegema ise üksinda jõusaalis põhimõtteliselt, siis see erinevus enne trenni, pärast trenni on nii suur. Pärast trenni on nii palju parem olla ja nii palju kergem, et see on väga palju aidanud kaasa. Ja teine on see, et ma olen hästi palju kuulanud erinevaid tarkasid inimesi läbi podcastide ja läbi loengute ja nii edasi ja siis läbi selle ma olen nagu saanud oma enda mõttemaailma piisavalt palju tööriistu, mida siis kasutada, et tulla toime mingisuguste takistuste ja probleemide ja muredega. Et kuna psühholoogia nagu ala mulle endale ka hullult meeldib, kuidas inimesed mõtlevad ja kuidas nad käituvad ja nii edasi, et siis see on mul väga tugevalt huviorbiidis olnud terve elu ja kuulates neid tarka inimesi, siis ma olen saanud piisavalt palju tööriistu, millega siis iseseisvalt toime tulla. Ja mul on kaks, nagu ma enne mainisin, kaks nagu väga head tutvust enne, kellega ka konsulteerida ja küsida nende perspektiivi ja nõu, et siis praegu on nagu hästi olnud kogu aeg. Et see ei tähenda seda, et mul pole muresid ega probleeme, neid on, ilmselt jääb elu lõpuni. Ja tavaliselt on ka nii, et kui sa lahendad kõik oma probleemid ära, siis sa hakkad genereerima endale probleemi juurde. Siis on nagu see, et alati nagu peab olema mingi probleem. Ja kui ei ole probleemi, siis meie keha või aju mõtleb välja mingi probleemi. Seda ma olen nagu avastanud, et alati midagi, et vali oma probleemid põhimõtteliselt. Okei. Kas on tõde, et on mingi vanus, millal on hilja trenni alustada ja kui sa tuled trennile, siis sa lihtsalt ei saa hakkama? No, kui sa oled surivoodil, no võib-olla siis küll, aga ei ole mitte ühtegi vanust. Mul on siin olnud kliente, kes on 75, 80, kes tulevad, alustavad esimest korda põhimõtteliselt ja neil on olnud see avastus, et issand jumal, nagu tervis läheb paremaks. Ma saan paremini, ma liigun paremini, mul on rohkem jõudu liikuda, mul on parem tasakaal. Mul mingisugused valud, mis mul kuskil olid, on vähenenud, et absoluutselt ei ole seda vanusepiirangut, kus nagu enam pole mõtet üldse tullagi trenni. Et igas vanuses on vaja lihtsalt, vahet ei ole, mis vanuses sa oled. Isegi kui sa oled 75 ja sa pole mitte kunagi trenni teinud, tule ikka, tule proovi ikkagi. See teeb see elu paremaks, usu mind. Kuidas ennast hoida külmkapist eemale öösitsi? Mine magama. No, see ei aita vahest, sest sa tead ju, et tühja kõhuga sa magama lihtsalt ei jää. Oleneb ja mõned ei saa, mõned saavad väga hästi. Mõne puhul mina pigem soovitan mitte tühja kõhuga, mitte nagu täiesti nagu näljatundega magama minna, aga pigem nagu see, et enne magaminekut ei söö, siis üldjuhul on uni parem. Kui sul on täiesti nagu õhtuni, et sa oled nagu näljatunne tuleb sisse juba, siis on võib-olla see, et keha läheb tõstab tuurid üles, et nüüd on vaja toitu leida enne, et siis ei ole siin und midagi enne. Aga mina pooldan pigem seda, et mitte täiskõhuga magama minna. Et kui õhtul ongi see, et kõht on tühi, tahaks midagi nagu veits süüa, siis mingit snäkki, mis ei ole raske. Et mingid kerged asju, kas või mingid kurki, porgandid, mingid köögivilju, võib-olla mõni puuvili. Puuviledega peab ka ettevaatlik olema, sest need on ikkagi suhkrud, selles suhtes, et ei tasu nagu 5 õuna korraga ära süüa. Aga midagi kerget teha ühesõnaga enne magaminekut, et ei oleks nagu näljatunne otseselt, aga et ei oleks ka kõht punnis. Et mingid seapraadi ei tasu süüa enne magaminekut. Ja et ei tekiks seda olukorda, et sul öösel on vaja külmkapi juurde minna,
siis ma soovitan süüa valke, suht palju valku ja kiudainet ka. Sest need hoiavad sul kõhu täis, sul on vähem seda sul tuleb vähem kehasse seda hormooni, mis tekitab sul selle näljatunde. Sest hoiab su need valgud ja kiudained hoiavad su kõhtu täis pikemalt. Ja viimane küsimus. Energiat pole isegi ärgates hommikul üles. Kuidas ma veel peale tööpäeva leian energiat trenni jaoks? Üks variant on see, et lähed enne tööd, lähed trenni. Sest et trennist sa saad energiat. Päris tihti on nagu see, et sa teed trenni ära, kui ta ei ole nüüd surmavalt väsitav trenn, mingi mega raskete raskustega, siis kerge mõnus trenn teha hommikul võib just tõmmata selle energia käima. Ja siis sul on töö ajal energiat ja pärast veel jagub õhtuks ka, pluss sul on veel õhtu vaba, kuna sa tegid hommikul trenni ära juba, siis sa saad õhtul puhata ja relaxida. See on üks variant näiteks. Suure tõenäosusega, kui hommikul energiat ei ole, siis võib olla see, et kas sai vähe magatud, mingi põhjus, miks sa oled väsinud, kas sai vähe magatud või on mingisuguste mineraalide, vitamiinide puudus, uni oli siuke pinnapealsem, et magneesiumi tarvitamine õhtuti ja võib olla päris hea. Melatoniini ma pigem ei soovita, sest siis su keha hakkab jääma veidikene sõltuvusse sellest sisse tulevast melatoniinist, et ta ise toodab siis seda vähem, ta saab mingi koguse kätte kuskilt juba X kohast, mis on tema jaoks võõras. Aga magneesium võib väga aidata ja et saada oma unetunnid täis. Eriti kui minna sinna, et on töö ja on lapsed ja nagu aega vähe, et siis on see, et peaks ei ole aega magada, 6 tundi ja juba on hommik käes ja juba on vaja tegutsema hakata, siis võibki tekkida, et see kuhjub järjest ja sa oled lihtsalt kogu aeg hommikuti rampväsinud, sest et sa ei ole jõudnud välja puhata ennast. Et saaks ikkagi 7,5 tundi nagu magatud, oleks väga oluline. Ja magamine on ka üks hästi oluline osa trenni jaoks, et su lihased kasvaksid, et su keha taastuks, et sul tervis oleks okei, et sul mingisugused nakkused ja viirused ei hakkaks külgest, et sul on keha puhand, oma katkised osad ja vigastused ära parandanud töö jooksul. Et see vähe magamine on nagu suur probleem väga paljude jaoks tegelikult. Et suure tõenäosusega tasub magada rohkem, kui võimalik. Ma tean, et seda on raske paluda, sest et elutempo on meil siin mega kiire, aga proovige tiba rohkem magada. Ja äkki mingid viimased sõnad võib-olla kas noortele, kes kardavad trennile tulla või isegi natuke vanemast ajast inimestele, et äkki sa võid kutsuda neid trenni ja öelda selliseid sõnu, mis neid ikkagi kaasavad? Jah. Kui sa pole kunagi trenni varem teinud, siis ma tõsiselt soovitan võtta personaaltreener 3-5 korda, et saaks selle esimesest ebamugavusest ja hirmust üle. Jah, ta võib olla tunduda kallis, et ma ei tea, 30-50 euri vahemikus tund enne, aga see investeering on nii väärt seda. Sa saad selle esimese sammu tehtud, sa saad mingisugused juhised, sa saad hirmust üle, sa tunned ennast mugavamalt ja siis läbi selle sa säästad tulevikus tervisearvete pealt, ülekaalulisuse pealt ja nii, see lihtsalt tee see pisikene investeering ära. See on nii väärt seda. Kui tõesti ei ole, siis tule proovi rühmatrenne. Et see on nagu see odavam versioon, see ei ole nii personaalne lähenemine, aga vähemalt sa saad mingisuguse kommuuni enda ümber, kes teevad ka koos sinuga trenni. Treener ikkagi juhendab sind ja aitab sind siis, kuidas iganes sul vaja on siia sisse integreeruda, et sul hakkaks see reaalselt meeldima. Aga ma soovitan teha see esimene samm, mis siis, et on hirmus, mis siis, et võib-olla natuke alguses on kallis, aga sa tänad iseennast tulevikus raudselt, et sa selle sammu tegid. Ja mina tänan sind, et rääkisime praegu Andres Rästesiga, kes on treeningute juht Arigatos ja ka personaal- ja rühmatreener. Mina olen Anastasia Merimaa, Harju Elu. Tänan teie tähelepanu eest, head aega!